Oleme Väikese-Jõhjaga jõudnud Mustvee linna juurde ja siis me sõidame edasi Alaskivi poole, nagu esialgu sai eesmärgiks seatud. Nüüd üks väikese kolle on tekkinud Tartus, kuskil Tartu linna ümbruses ja see liigub Kirde suunas, ehk ta peaks siis Alaskivele jõudma. Kõigepealt siis 16. oli siis lähenemas see Madarõhu lokk Eestile ja selle eel olid päeval väikesed põhilised siis diagonaalis. Juuli 2015 oleme järjekordselt Väikese-Jõhil. Tänasel päeval algasid väikesed Läänemerelt, saartelt, liikusid Loode rannikule ja nüüd on nad mandril. Ja praegu me liigume edasi Alaskivile ehk siis Peipsi ümbrus. Ja selja taga on ka ühte ilmselt väikese pilve näha. Sõidame ilmselt sellest läbi ja proovime teisele poole saada. Täna on enamikes kohtades juba praegu ehk siis pärastlõunaseks ajaks väikest olnud ja paistab, et need väikesed jätkuvad ka eeloleva pärastlõuna ehk siis õhtu jooksul. Aga praegu jätkame sõitu Alaskivi poole ja võib-olla saame ka rahet, et siin vahepeal juba Tallinnas ja veel mõnedes kohtades on saanud ka rahet. Suuremad väikesed peaksid nüüd õhtu jooksul olema just Ida-Eestis, ehk see on siis Jõgevamaa, Tartumaa, Võrumaa, Põlvamaa. Ja mis siis ikka, et siis lähme ja vaatame, mida me kätte seekord saame. Oleme Väikese-Jõhjaga jõudnud Mustvee linna juurde ja siis me sõidame edasi Alaskivi poole, nagu esialgu sai eesmärgiks seatud. Nüüd üks väikese kolle on tekkinud Tartus, kuskil Tartu linna ümbruses ja see liigub Kirde suunas, ehk ta peaks siis Alaskivele jõudma võib-olla kuskil lähema tunni jooksul. Ja selleks ajaks siis, kui me Alaskivile hakkame jõudma, siis peaks äike juba paistma hakkama ja me saame kuskil seal Alaskivi kandis või siis Peipsi ääres selle väikese kätte. Ja siin Mustvee ümbruses on ka juba näha, et pilved on kõrgemaks kasvanud. Praegu seab kergelt hoovihma, ilm on ka natukene soojem, et ilmselt me oleme veel siis selles soojas õhumassis, mis on juba mõnelt Eestist ära läinud. Aga praegu siis jätkame sõitu Alaskivi poole ja siis püüame siis selle väikese kinni, mis sinna poole saabub.
just praegu lasi. Oli pime või ma ei näe midagi. Ei, seal oli välk. Täpselt niimoodi nagu kaardes. Nägid? Ja nägin. Just siis, kui me pöörasime, just siis pani. Täpselt vaata siit koha pealt veini ja panin salvestama igaks juhuks. See oli hea praegu. See on umbes sama nagu eile Tallinnas nägin. Eile õhtu see oli küll hea. Päikese poolest ja välgu poolest. Noh, tuled veel või? Mõtle kui hea, et sa endale et sa need telekad ja asjad välja võtsid. Pidi võtta. Näe jälle. Oli, ma nägin ka. Kaamerasse ei õnneks. Ta liigub sinna poole niimoodi. Ennem ta oli seal ja nüüd ta on seal. See jäi õnneks peale natuke. See tuleb vastu kuulda üles tegelikult. Oleme jõudnud Alaskivile, siis me liigume edasi Nina külla ehk siis Peipsi äärde. Lõuna suunas, lõuna-edela suunas on Näike, selle me võtame siis seal Peipsi ääres vastu, et võib-olla siis pärast tuleb veel Tartu poolt lisa. Ja praegu siis oleme teel Nina küll, et siit on veel umbes paar kilomeetrit sõita, siis hakkame vaatama äikese saabumist Peipsi kohale. Et kui väga veab, siis näeme võib-olla lehterpilvi ja vesipükse ka, et siin järve kohal oli sellise madala pilveservi näha. Oleme jõudnud nüüd väikese jahiga Nina külla, see jääb siis otse Peipsi äärde. Selle taga on siis Peipsi järv ja ühte kaugemalt väikest näha, kuskil Mustvee või Vastnarva kandis peaks seda olema. Ja siis siit Eesti poolelt siis tulemas äike. Perega on üristamisi kuulda, siia sõites oli ka valka näha. Ja praegu siis jääme nüüd mõneks ajaks siia, siis jälgime seda äikese saabumist ja Peipsi peale liikumist. Kui me 17. juuli õhtul jõudsime Alaskivile, siis me käisime seal läheduses Peipsi ääres natukene vaatamas, et kas me midagi järve kohal ka näeme äikest. Aga see äike läks Räpina poole edasi. Ja seda me enam nagu jahtima ei hakanud, et läksime tagasi sealt Peipsi järve äärest Alaskivile. Ootasime seal natukene aega, et tegime nagu aega parajaks või otsustasime, mida edasi teha.
aga rohkem nagu jahtima ei hakanud, et võib-olla me oleksime jõudnud küll, kui me oleksime nagu sinna Peipsi äärde jätnud minemata ja kohe läinud Põlva või Räpina poole, aga me ei teinud seda. Ja siis pärast seda läksime laiali, päev lõppes sellega ära ja õhtuks selgines ilm kõikjal. Nüüd natuke mõni aeg hiljem leppisime ilmateenistusega kokku, et võtaksime Synopticutelt ka kommentaari 16. ja 17. juuli kohta ja nüüd me käisime just ilmateenistuses. Synoptic Taime Paljak rääkis meile kõigepealt natukene 16. juulist, et kuidas siis oli synoptiline olukord, kuidas oli äikestega lood hästi põgusalt ja põhjalikumalt rääkis ta siis 17. juulist. Kõigepealt sellest hommikusest äikesest saartel ja Loode-Eestis ja siis sellest, mis Ida-Eestis toimus. Esile tõsteti just seda, et erilist õhumasside kontrasti ei olnud, ehk oli üsna ühtlane õhumass, oli okklusioonifront, kuigi tegu oli frondiga, on neid juhtumeid palju, kui okklusioonifront läheb üle ja võib-olla tuleb ainult mõni üksik äike või sedagi mitte, aga seekord oli äikest ja eriti just rahet laialdasel alal ja see on pälvinud ilmeteenistuse tähelepanusest. Sest meile öeldi seda ka, et juba meist sõltumata koguti andmeid selle juhtumi kohta, et ikkagi miks just rahet nii laialdaselt tuli, kuigi ei olnud õhumasside suurt kontrasti, ei olnud ka tegu külmafrondiga. Et see nagu pälvis tähelepanu, sellele rõhutati mitu korda. Ja lõpuks siis natukene räägiti juurde ka teooriast, et mis näitajaid vaadatakse äikese prognoosimisel, mida rahe puhul vaadatakse. See on siis aeroloogiline diagramm, ehk lastakse sond üles öösel harkus ja joonistatakse siis atmosfääri läbilõige ja sealt siis vaadatakse erinevaid näitajaid, mille järgi oleks võimalik siis rahet prognoosida, näiteks pilve paksus, temperatuur pilve ülemisel alumisel pinnal, pilv peab sisaldama nii vee kui jääosakesi, et kõik see nagu on oluline äikese, eriti just rahe puhul. Ja siis natuke räägiti ka nendest näitajatest, aga miks selline juhtum täpselt ei teata. Synoptic ütles seda, et ilmselt siis need dünaamilised näitajad mõjutasid seda tugevalt. Et kuigi jah, see frontide ja õhumasside kontrasti pool ei olnud oluline, siis pidid seal mingite muud näitajad olema. No mina ise veel vaatasin sel päeval, et tropopaus oli väga madalal, et tavaliselt on suvisel tropopausi kõrgus ikkagi seal 10-12 kilomeetri juures, isegi rohkem sooja õhumassi korral. Aga tol päeval oli see ainult kuskil 8-9 kilomeetrit näiteks Saarte ja Loode-Eesti kohal. Et oli väga madal, et võib-olla siis see ka nagu aitas siis tõusvatele õhuvooludele kaasa. Aga igatahes seda praegu uuritakse ja meile öeldi seda, et ilmateenistus tahab võtta põhjalikumalt tähelepanu ja uurimise alla, et mis siis seal oli täpsemalt, et mis selle juhtumini eriliseks tegi just rahe mõttes, et rahet oli mitte ainult saartel või Loode-Eestis, vaid ta oli ka mujal Eestis. Et uuritakse põhjalikumalt ja võib-olla meil õnnestub siis saada kunagi selles osas ka pikem ja põhjalikum vastus. Kõigepealt siis 16. oli siis lähenemas see madarrõhu lohk Eestile ja selle eel olid päeval äikesed põhilised siis diagonaalis vööndina üle Eesti ja enam Kirde-Eesti peal siis, aga õhtuks formeerusid siis äikesed Lääne-Eesti peal ja siin Muhu saare lähistel oli siis küllalt võimas see äikesepilv ja selle all siis tõenäoliselt need vesipüksid olid, mis on nüüd täheldatud, üles märgitud. Äikeste rahet on võimalik siis eelkõige ennustada juba
saabuva päeva eel ka faktiliste vaatluste abil ja põhiliseks on siis raadiosondi andmed. Ja üles lastud raadiosond liigub kusagil 15-16 kilomeetri kõrguseni ja see näitab temperatuuri kõverat siis kogu selle õhusamba ulatuses. Ja kui nüüd selle alusel ehitada üles nõndanimetatud prognoosraadiosond, mis siis näitaks selle õhuosakese liikumist päevasel ajal ja aluseks on siis päevane maksimum õhutemperatuur ja siis kastepunkti temperatuur, siis selle alusel ennustatav õhusamba trajektoor on mul siia välja tõmmatud ja raadiosond siis näitab, missuguses ulatuses on see õhumass ebapüsiv ja praegusel juhul 17. juuli näidiseks olev raadiosond siis näitab seda, et kusagil kilomeetri kõrgusel on juba tingimused pilvede tekkeks ja ulatub see välja kusagil 9 kilomeetri kõrguseni. Nii et pilve paksus on umbes 8 kilomeetrit ja teooria ütleb juba, et kui pilve paksus on 3 kilomeetrit ja enam ja kui seal temperatuur on juba pilve ülemisel piiril -20 kraadi lähedal, et siis on võimalik juba äike selles pilves. Aga meie 17. juuni raadiosondi pilt siis näitab seda, et pilve ülemisel piiril on temperatuur -47 kraadi ja pilvede tekke alumisel piiril on see +9 kraadi. Nii et alumistes kihtides koosneb see pilv siis veeosakestest ja ülemistes kihtides siis jääkristallidest, lumehelvestest ja sellises võimsas pilves kogu pilvetekke protsessi käigus muutuvad järjest intensiivsemaks tõusvad ja laskuvad õhuvoolud ja nii need osakesed siis siin pendeldavad üles-alla, et kui see osake on siin alumises kihis, kus temperatuur on plusskraadides, siis siit saab ta juurde endale väikese veekihi ja kui tõusvad õhuvoolud paiskavad ta üles juba -20, -47 kraadi vahemikus, saab ta kindlasti juurde sealt lumeosakesi ja nõnda nendest tõusvates ja laskuvates õhuvooludes moodustubki siis rahetera. Ja mida võimsamad need voolud on, seda kauem suudab ta seda osakest pendeldada üles ja alla ja seda võimsamaks ta kasvab. Ja kui lõpuks enam need õhuvoolud ei suuda teda üleval seal hoida, siis ta potsatab maha. Ja seepärast võivad need raheosakesed olla väga erineva suurusega, mis sealt alla tulevad ja mida võimsamad on siis need pilved, seda võimsamad ja seda suuremad võivad need raheosakesed olla. Ja rahe koosneb põhimõtteliselt erinevatest kihtidest siis. Veeosakese kiht on läbipaistev ja lumehelveste kiht, mis sellele lisandub, see on siis läbipaistmatu. Ja selle päeva siis 17. juuli raadiosondi pilt näitab, et siin on kõik tingimused selleks, et rahe võiks tekkida. Ja nii läheneski siis Lääne-Eestile juba varahommikul oklusioonifront ühe säikestega ja see on nüüd ajavahemikul 9:30–10:15 minuti jooksul oli niivõrd palju äikeselööke Lääne-Eestis. Päeva jooksul liikus ta siis edasi ida poole ja need äikesed isegi veidi nõrgenesid, vähemalt äikesepilvi jäi vähemaks, aga kogu see front liikus tsoonina ja ühes siis äikestega pärastlõunaks Peipsi äärde juba. Satelliidipiltide erinevatelt produktidelt on
erinevate kanalite kombinatsioonis on võimalik siis näha, millest see pilv koosneb ja ka kui kõrgele see pilv ulatub. Nii on näiteks sellel ülemisel pildil punastes toonides ala kujutab pilvetsoone siis, kus on sees suured jäätükid. Ja nii on ta näha siis, et 17. juuli hommikul oli see enam Lääne-Eesti kohal, kus olid tugevad äikesepilvede tsoon ja õhtupoolikul oli see kandunud juba valdavalt Peipsi taha. Nii et ka äikese löökide arvult oli näha, et tegelikult meie Ida-Eesti kohalt oli see juba jõudnud kanduda siis Venemaale ja need pilveosakesed koosnevad oma ülemistes kihtides väga paljus siis tugevatest jääosakestest, tähendab seda, nad sisaldavad juba raheterasid. Ja teine satelliidi produkt näitab seda, missuguse temperatuuriga on need pilve ülemised osad ja need helerohelised toonid tähistavad juba 230 Kelvini temperatuuri ehk see on Celsiustest -43, -48 kraadi. Nii et see enam-vähem peab see raadiosondi pilt paika, mis hommikul oli kättesaadav siis ka sünoptikutele. Nüüd siis Sürgavere radari pilt ja see on 1:30 paiku päeval ja siin on üks nendest võimsatest pilvedest näha ja siin on ka näha see peegelduvuse näitaja 58 detsibelli, see tähendab seda, et seal on väga tõenäoline juba raheterade olemasolu, et juba 50 detsibellist alates on rahe võimalik, aga juba 55 detsibellist alates on rahe juba väga tõenäoline, nii et kui siin on 58, siis see pilv juba kindlasti sisaldab rahet ja samaväärseid pilvi on siin Eesti kohal veel näha. Ja siinsel läbilõikel on siis näha, et maksimaalse peegelduvuse näitaja on siin 55-58 detsibelli ja pilve ülemine piir ulatub 10 kilomeetri kõrguseni. Et meteoroloogias on üks arvestatamaid näitajaid äikese ja rahe puhul samuti see pilvede arengu potentsiaalne energia ja seda arvutavad samuti ilmamudelid välja ja kui me 16. vaatame, et siis 16. pärastlõunaks on mudelilt kenasti näha tugev potentsiaalne energia siis Ida-Eesti kohal ja õhtusse edasi liikudes kella 8 ajal, kui olid äikesepilved ka Lääne-Eesti saartel ja Väinamerel, ka siin on see potentsiaalne energia kõrgem. Nüüd edasi 17. kuupäeva juurde minnes on näha, kuidas hommikuks suureneb järjest see näitaja ja on hommikutundidel just kõrge siis Lääne-Eestis ja edasi pärastlõunasel ajal siis Ida-Eestis. Nii et see äikese juhtum ja rahe juhtumid, need olid küllalt hästi ka mudelite poolt ette ennustatud.